see küll hea ei ole ju. See on üldse hea ei ole. Sealt, kus eelmine video lõppes, sealt tänane video algab, eks ole, on ju. Paagi panin ees täis, eks ole, on ju. Nagu ma eelmises videos ütlesin, ma olen see tuletõrjevend. Kui midagi põlema läheb, rois, kus neid peile seal on. 3 traktorit, 3 harvesteri. Praegult harvesterib seda Sottonit seal. Ma võtan Sottoni kraabitsa võtan peale, eks ole, on ju. Selle Sottoniga vist on see, et kuna see on nii rämedalt tuleohtlik, see läheb, ma arvan, et umbes samamoodi nagu põhkna. Isegi parem kui põhk läheb, ma arvan. Ja kuna sellel on see, et on maru tuleohtlik, on ju, siis see on see, et kui see Sottoni pall seal nii-öelda valmis saab, on ju, siis ta on siin farmis veel 2 päeva vist või. Et kui ta veel hakkab põlema, ehk siis see on nagu, ja tulematerjal on see, no pane sina see, ma ei tea, kas kõrvatiku see kotton, kas see on juba üle pritsitud mingi asjaga või mitte, aga pane see põlema, vaata, kus kuradi raive läheb. Rehvid pumpasin täis endal, on ja ma ei tea, mis see BSC paarides on. Taga on 38 BSC-d, ees on 30 BSC-d. Sest mul ees see paak on ja see on, mis ta oli, 1500 liitrit vist oli. 1500, no ütleme 1400-1500. Ehk siis ütleme, tonn 500 on ees ja taga see üks pall kaalus 2 või 2,5 tonni äkki või. Midagi sellist. Jaksad küll, miks ta siis ei jaksa, kui ta jaksab? Kus see käsi on mul? Näe, käsi ootab seal. Ma ei ole kunagi seda ühendanud, aga kui raske see ikka saab olla. Keegi mul siia appi ei tulnud. Manageril on ka praegu väga palju tegemist. Ma ei viitsi tal helistada ka. Ma saan hakkama. Mis see sitt on? Tuled või? Kus sul tuli on? Tuli nagu olemas täitsa. No kurat. Miska? Töötad küll? Kurat, objektile! Oi kurja, kui palju neid palli on! Ühe põllu nad on ära teinud juba. Sotton. Surnud Sotton. Noh, pallid. Sepad juba sõidavad. Edasi-tagasi. Me kolmekesi tuleme Piparkoogimaalt. Oli nii või? Vist oli. See on päris, et siin on päris palju tagurdamist nagu, eks ole, on ja siin vist selle kuradi joonega ei saa sõita või? Või saab joone peal? 2 palli on ära vedanud juba. Muidu peab siin kogu aeg tagurdama, aga ma sealt põlla otsast nägin, et see on täitsa seal otsas. Ma tervet teed ei viitsinud tagurdada. Sest siin on see, et sa pead kogu aeg vao sees sõitma, et vagusi vist ei tohtinud katke teha. Ma juba tunnetan seda, et kael läheb kangeks. Ei ole hullu midagi. Kabi lahti, eks ole, on ja. Kabi kinni, eks ole, on ja. Appa. Raive ülesse. Ja nüüd kurat põlla taha ja ongi kõike. Tegelikult on praegult väga pull töö. See on siuke nagu missioon, vaata. Kurat, kas saad kollase või saad sinise. Kurat, ei tea, kui kiiresti nad sõidavad. 15. Aga selles on mingid Sottonid siia jääb ikka. Iga 36 tagant peab olema 10 meetrit vahe. See on see, et kui see siit põlema läheb, et siis kindlustus ikka maksaks. Nii ma pean, alguses on see, et sa pead mingi kuradi süsteemi, okei, liiga
liiga hilja pöörasin. Nii kuradi süsteemi peab paika saama. Ma praegu vaatan, kuidas need vennad tööd teevad. Neil on süsteem on selge, eks ole, on ju. Aga kuradi all see kuradi kabi läheb kõrgemale, ei lähe või? Kurat, ma tahan mingit süsteemi endale saada. Natuke kärsitud, tahan mingi ilgelt kiiresti ja mingit süsteemi tahaks kiiresti luua. Anna aega, kas nüüd tuleb. Kus need sepad on? Kaugel. Eks see on see, et ei tasu jalgratast välja leiutada. Vaata, kuidas teised teevad. Kaugel paned välja, on ju. Okei, aru saadav. Kõmm. Täitsa niimoodi või? Okei. No nüüd ma saan teada, mis kiirusega õõda sõidab. 10-ga paneb eest ära. On mingi kurad 13 on vist või? Okei, ta sõidab täitsa põllu ette. Okei. Ilumust on natuke vaja, aga küll see tuleb. See tuleb ainult töö ja armastusega. Tegin just peremeestega jutuajamise. Võetan rahulikult. Ega see kuradi Sotton kuskil ära jookse. Take your time. Hea meelega. Taimi mulle meeldib teikida. Keda me järgmisena ründame. Sellise töö juures Mati Nuudet kuulata. Elu parim elu. Kuradi, nüüd on ilge perse. Mul siin on peegel olemas, aga kurat teisel pool pole peeglit. Olukord on sihuke, et kuna siin farmis töötab 2 harvesteri, 3 on katki, eks ole, on ju. Juba kurat katki midagi, on ju. Siin nad võtsid uue põllu, on ju, neil on 2 põldu tehtud. Ma ei tea, miks see teine ei sõida, võib-olla see praegu testib lihtsalt, sest nendel on see, et kurat, tule võita. Nemad töötavad umbes 10-st mingi 1-ni öösel või midagi sellist, sest hommikul on siin kaste maas, eks ole, on ju. Kui Sotton on märg, siis ei saa korjata, on ju. Ja esimene pall on sellel põllul nagu valmis, on ju. Mina siia põllu peale ei lähe. Miks mina siia põllu peale ei lähe, on see, et vaata, ma olen rääkinud, et siin on nii-öelda nagu üks suur farm, mis on jagatud nii-öelda nagu 3-ks, on ju. Just kui 3-ks. Kurat, aga niimoodi korjab siin. Alu. Väga iso masinad on. Rehv on 2 meetrit. Diameeter on 2 meetrit. Rehvi diameeter. Iso pill on. Igatahes, kuna siin see kõrval farmis, seal on ainult üks bail grab. Mida sa nüüd hüppad siin? Kuna seal kõrval farmis on ainult kurat, kuna seal kõrval farmis on ainult üks bail grab ja 5 harvesteri. Seega seal on neid palle
kõriauguni. Seega ma lähen sinna appi. Ma ei tea, miks niimoodi on, sest see on nagu huvitav minu jaoks. Et kurat, sul on iga aasta täpselt sama asi. Justkui täpselt sama asi. Ikka mingid ongelmad. Et nagu ma ise enda peale, et noh, samas ongi see, et mina ei ole siin see ütleja, kes kuhu läheb, on ju. Aga kurat, noh, ma näeks küll, et nagu veits suudaks mingi parema süsteemi välja mõelda, sest noh, seal on 5, on ju, seal on 1 peilkrääb, seal on ka mingi Jürka vist teeb. Sest need vennad, kellega ma praegult tegin, need olid nii-öelda kontraktorid, et kontraktorid on need vennad, kes tulevad koos nende harvesteritega. Harvester on ka kontraktor, et see omab neid harvestere küll, aga ta omab neid liiga vähe. Seega ostetakse sisse seda tööd. Vist lähen öövahetusse. Mulle pannakse Pässa-Riksi tuled, pannakse ka katusele, et siis öösel näeb ka, kus need kuradi pallid on, eks ole. Sest see ongi see, et peremees tahab, et see, no need palle on nii palju. Et ja sellepärast ka, et meil nagu tööd oleks. Siis ongi selle masina peale, see masina on siis 24/7 töös. Õli lekib normaalselt, päevas läheb, mis see potsku on, 5-liitrine kanku vist transmission oil. Iga hommiku paned jälle 5 liitrit sisse ja läheme edasi. Sest noh, praegu seda parandama pole mõtet hakata. See lekib kuskilt põhja alt, eks ole, ja õli odav vist. Siin käib küll niimoodi vist, et pall lohiseb järgi ja ma ei tea, mis muidugi siin põllal viga on. Siin on natuke võtmata, eks ole, ja aga no, eks ta niimoodi ole. Käid edasi-tagasi siin. Ma korraks tegin seda, et noh, mul on mõned pallid siin täitsa taga, ja mul on see põllu lõpp on seal, ja põllu algus on seal. Siis ma tegin niimoodi, et ma sõitsin, ei tagurdanud, sõitsin otse siit kõrval rea pealt, ja sest siin on see, et üle vagude tegelikult ei tohi sõita. Või noh, mitte tegelikult, vaid ei tohigi sõita. Miks? Sellepärast, et noh, nagu sa näed, siia jäävad mingi need põõsad jäävad siia püsti, eks ole, ja soton korjatakse ära, ja järgmine töö on siis põhimõtteliselt mingi niiduk või mingi asi tõmbab nad maha ja siis tuleb veel järgmine, kes võtab juured maha. Aga kui nüüd põkaga lased sellest maost üle, siis see niiduk ei saa võtta, ja siis see, mis juured võtab ka välja, see ka ei saa võtta, ehk siis see ei ole hea. Kui sa tagurdad, siis sa ei saa GPS-i peale panna mingi safety värk vist, eks ole. Kaela jääb kangeks küll, aga muidu on norm töö. Vähemalt see on, ma ütleks ausalt, see töö on veits nagu mõnusam kui see tavaline nii-öelda see põkatöö siis. Siin nagu saab neid nagu jahtida. Kelle ma kurat järgmisena võtan? Traktor katki. Mis katki on? See kuradi, nagu ma ennem ütlesin, see lekib. Põhjalt lekib, et siis tuli mingi kuradi error. No õli peaks olema nende kahe vahel, aga ma isegi kuradi näe, kus see level on. Ehk siis täitsa tühi on. Ja kuradi enam edasi ei sõida. On ikka tark masina, mis siin tark oled. Kuradi loll. Põka töötab jälle. Natuke kuradi õli sisse ja jälle hästi. Eile kurat töötas terve päeva, eks ole. Aga täna hommikul panin jälle õli täis. Mis kell on? Kell on 2. Poole päeva. Kurat, kell on 2. Ma pole enda Monsterit veel joonud või? Kell
L1 on see Monsteri aeg. Kurat, see on ikka liiga kõrgelt reis. No vaata, tagumine perse on ja ta on mul loodis, aga kui ma täitsa alla panen, siis ta jääb õhku, nagu panetu tule. Ta on täitsa alla, vaata. Ja siit on ikka nagu kuradi õhus. Ja siis see kuradi palli tule hästi peale. See on siis see, mis paneb seda otsa niimoodi üles alla, eks ole. Hommikul perremees tahtis just nagu kõrgemale tõsta. Et siis kui sa selle palli peale võtad, siis ta hoiaks rohkem nagu selle peal, vaata. Muidu ta tagurpidi, siis ta annab rohkem jõudu on selle kahvli peal, selle käpa peal. Ma tahtsin selle plaadi peal oleks. Aga kurat, terve päev üritasin, et saab mingi süsteemi niimoodi. Ei saanud. Ma siis teen niimoodi, nagu mul on ja selles suhtes on nagu sellel nagu vahe ka, mis farmis sa töötad, vaata. Sest ma eelistasin enda perremehele, vaata. Ütlesin, et katki, mekaanik. Sest ta ütles, et pane mõli juurde nagu ikka, et las ta legib, vaata. Et kui lihtsalt error tuleb, siis pane mõli juurde ja kõik, vaata. Siis see mu, kes siin farmis töötab, sest just on erinev farm, aga samas ei ole ka, vaata, tema ütles, et kuule, et võta mingi teine traktor, et kui see katki läheb, siis süüdistatakse sind. Ma ütlesin, et kurat, ära uisi, hea küll. Et siis ma tean, et minu perremees teab, mis selle traktori viga on. Teab, et ma olen siuke sepp, kes saab hakkama ka, on ju. Ja kui läheb katki, siis nagu ta ei süüdista mind. Aga vaata, siin näiteks süüdistatakse, päris huvitav. Väga suur vahe, milline on sinu juht ja liider. See põka on ikka versus. 4 veakoodi lõi mul ette. Tahab jälle restarti engine'ile. Ma juba tegin sulle, kurat. Miks sa mul tööd ei lase teha? Hallo, boss. Park pressure low. Voltage low. Surved ja kõik voldab persse see. Aga tõmbad peale küll, see nagu liigub sul sinna. Ma lähen siia alla poole. Putsi see. Ei tööta. Põka on korras, eks ole, teoorias. Igatahes, mis viga oli, üks väike juhe, mis ongi see mingi sensori juhe, mis oli katki. Sest siin on see, et soton on ja soton on korjatud, aga see on siuke põõsas, ja see teeb sellele põhjal ikka haiget. Aga nüüd peaks olema siis kõik titeri-mitteri. Oton on nii tumine, ta on põõsas, põhimõtteliselt puu, vaata. Ja siis ta kuradi lõhub seda põhja. Ja kuna see traktor müüakse selle hooaja lõpus ära, küsin ka palju selle traktoris küsitakse, ütles 15 kuni 20 000 auteed siis. Ja see on vana sitt. Ma küsisin, et palju uued maksavad. Üks traktor, mis meil seal on, see on 400. Ehk siis mingi 250 see on ratastega. Need, mis lintidega on, need maksavad veel rohkem, eks ole.
nagu traktori ees, ma küsisin seda ka, et kui sa nüüd selle traktori ostad, on ju, kas sellega on samamoodi nagu autoga? Salongist lähed välja, eks ole, on ju, ja siis kukub autoga vist on mingi 50% või 40%, just traktoriga täpselt sama. Ja ta ütlesid, et tavaliselt 10 hooaega on üks traktor siin, umbes täpselt 10 hooaega, ehk siis see on umbes 10 hooaega siin olnud, aga seda traktorit pigem kasutatakse kõik siuke sittadeks töödeks, siis ütleme, et minu arust siuksed tööd, kus võib asi katki minna. Aga me parandasime vist, parandasime. Ma olin kõrval, küsisin küsimusi. Teoorias ka nagu parandasin. 3 tundi vist läks see. 2 hakkas pihta või? Umbes 3 tundi. 2-3 tundi. Terve mehed olid seal põka all ja ma olin kõrval ja ma see vatis ja vatju ja töövahetuseks olen ja see põka eile andis nii palju erroreid järsku. Aga praegu peaks vist korras olema. Nagu ma arvan, et ta andis nii palju erroreid, et rohkem erroreid justkui nagu ei ole. Nii õli korras. Aga täna Joonas sõitis sellega terve päev. Seega nüüd on kohe varsti aru saada, et kas et mina olin probleem. See oli põkal probleem. Kaikki on kunnossa. Kuna see näeb anna põka, et siin valgusust ei ole, siis sa ei näe mind. Töötab. Paneme kurat mussi ka ikka. Linda! Ammane! Mu Linda! Tule mulle peale! Öine pidu on tehtud, on ju. Päris palju. Palle jäi meil vahele. No tõesti, sa ei näe mitte midagi. Aga mis nüüd on? Nüüd on põka puhastamine. Kurat, see tuleb siukse jõuga siit, et oi kurja! Õudne masina, kõrvatroppidega ja kurat ikka kõrvad vilisevad veitsa. Noh, palju meil kurat palle jäi siis ja noh, mõned pallid on. No nüüd näeb. Ennem ei näinud. No tõsiselt mitte midagi ei näe. Oi kurja, kui palju neid, no sina siit selle kaamera pealt kohe kindlasti ei näe, aga palju on. Kuradi rõõpad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Ja no nüüd näeb. Päevavahetus saab ära teha. Ise nii-öelda üritasin mingi süsteemi luua. Niimoodi, et ma parimehega ei rääkinud. Tead ise küll, kuidas need asjad niimoodi juhtuvad. Need süsteemid tavaliselt töötab. Oi kurja, siin on see mööda pandud. No siin oligi see, kus ma hakkasin süsteemi tegema enda peas. Talle ei rääkinud, vaata. Siis ta tuli ka järsku sinna, kus mina olen. No ma olin nagu... No siin on jumal perssuse. No hull asi, jah. Ega need peilid kuskil ära jookse. Naaber farmis oleme abisen ja siis ma pean põhimõtteliselt... mis ma hakkasin tund 15 hakkasin juba lõpetama. Hakkasin seda puhastama ja nüüd on pool tundi aega, et garaaži sõita. Annan Joonasele üle asjad, räägin kuidas on. Siis saab eluga edasi minna. Kuradi äge värke! 4 traktorit on ühe põlla peale. Öösel on muidugi see pask, et no neid kuradi palle ei näe, vaata. Ja ei tea, kust nemad võtavad ja kust mina võtan siis järsku on ja kus ma minema pean.
see vend tagurdab ka põlla lõppu, ma arvan, et ta mõtles, et tal pall on vähe varem tuleb ette see pall. Kuradi äge värk, siin on üks põka, seal on põka on ja kurat töö käib nagu laevaköögis. Mis häda on? Võtsid selle palli, ma olen võtnud järgmise palli. Võtta, mis raha peal sa oled? Sa oled 17-ga tagasi. Siin ongi see, et ma pean vaatama kogu aeg neid, mis rea pealt keegi läheb või noh, mis rida tühi on, sest kui sul pall ette tuleb, sa pead hakkama jälle kurat tagurdama. Nii, 17. Noh, kurat, niimoodi võib tööd teha küll. Esimene põld siin kõrval farmis, mis on valmis. Sest me muidu oleme kahekesi öösel. Aga need kaks venda vist, ma arvan, nad teevad äkki mingi... Mis kell on? Äkki 9-10 teevad. Siin on pall ees ikka ju. Aga see vend tuli ka siit ju. Okei, ma teen esimest korda tattust. Niimoodi tegelikult ei tohi teha, aga ma teen. Üle vagud ei tohi sõita, aga no, mis sa teed? Ega elu ei olegi ideaalne. Ega mina ei hakka nüüd palliga tagurdama sinna, lõpetage ära. Üks põld peaks valmis olema. Võib-olla paar tükki on siin veel, aga no hull asi, jah. Kuradi, ma olen esimene, ma kuradi võõras. Yep. Have you got a compressor on the back here yet? Yeah, but I don't know if it's working. Yeah, right, I know worries. What's the next field for us? Oh, it should just be 14 there to your right. Okei. See oli meil siis 179 hektarit. Nüüd läheb 98 hektarit. Midagi on siin juba veetud või? Aga kus ma nüüd pihta hakkan? Veits on näha, kus siin sõidetud on. Yeah, no problem. Siit on ka sõidetud. Siit ei ole sõidetud. Aga no ma korrat sõidan siit tagurpidi sinna ja kõrdi vaatan, mis värk on. Kurat, see on see, et mul on siia seda nuppu vaja, kurat. Mul on see peopesa on kuradi nii hell juba, kuradi käib siin kogu aeg. Nupuga oleks ilgelt hea. Järgmise põllu esimene pall. Tul siia! Hey Gary, there mate? Hey Gary, is that me? Hey mate, how's it going? See on põhiline siin kogu aeg. Hey mate, how's it going? Kuradi jausikad reis. How's it going? Siin peab ülekaned lugema, siis me peame panema 36 tükki kõrvuti. Rekka peale mahub. Mina arvasin, et 5 palli. 18 palli läheb ühe rekka peale. 18 korda 2,4 vaata. Sest üks pall kaalub 2,4 tonni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Kuradi täss on. Mis sul häda on? Kuradi sealt katki lähed niimoodi. Täitsa tühi või? No kurat, sellega ei saa rallit sõita ju. Näed, siin on tässa katki läinud vist. Mõned olid siuksed maljendkajad ka. Visipojad. Rahu. No vaata. Miks sa nii väike oled? Laul on ka siuke, et mõned naised võib-olla on enda peas küsinud, et miks ta nii väike on? Noh, siis on nii. Pole midagi teha. Jumala poolt antud. Ma ei saa aru, mis tal vahepeal viga on. Ta nagu jaksa. Ja kui ta jaksa, siis ma teen niimoodi, et ma tõstan üles, panen gaasi,
ja pidurit. Aitan natuke kaasa. Õli temperatuur on 72. Alla 90 on, ütleks mina, et võiks nagu normaalne olla. Aga võib-olla lihtsalt mõned pallid on natuke raskemad. Muidugi rehv on ka katki, ma ei tea, kas see rehv, ega vahepeal on see, et kui üksi ei saa, siis keegi peab jalaga persse andma. Küll siis saab. Vaata, eile oli meil neid palle tee peal nagu jõle kuradi uks lahti või? Oli jah. Jõle palju palle jäi meil seal nagu niimoodi sipsti, et kes need siis ära korjab, siis me tegime Põrremega niimoodi, et ma ütlesin talle, et teeme nagu süsteemi. Mina näiteks võtan, praegu olen 70 kuni 79. Tema võttis 60 kuni 69. Et tema saab selle valmis, siis ta läheb, võtab 80 kuni 89. Et siis on nagu oma sektsioon, et ongi see, et kui ma siin sõidan, siis ma näen, mis mul järgmise rea peal on. Muidugi seal ei vaadanud. Igatahes, muidu tavaliselt ma vaatan, et kus kohas mul pallid on, sest ongi see, et kui me kahekesi läheme nagu tahame koos järjest minna, siis me ei näe, mis seal taga on. See ongi see, et kas tema on juba võtnud selle või ei ole võtnud, mis ta võttis. Et siis nagu tundub, et on lihtsam. Ma arvan, et no eks kui päike välja tuleb, siis ole näha, kas see süsteem veab vett ka või lihtsalt vennased mõtlevad, et on ägedad. Aga ma arvan, kui päike tõuseb, mina ütlen, et siin ei ole ühtegi palli. Muidugi, minu sektsioonis ei ole ühtegi palli. Seda ma ei tea, kuidas tema teeb. Aga usaldame. Teine öö on alati kõige keerulisem. Ma olen juba 3 energiajooki ära joonud ja tahaks 4. Aga ma arvan, et 3 on ka juba palju või? No kurat, täna jäi ainult üks pall laokile valesse kohta. Siis kurat süsteem ikka töötas. Aga jaa, kurat see põga hakkab kohe surema. Mõtlesin kuradi, Joonas ütles, et kuradi eest lekib peis rehvi juurest. Päeval hakkas lekkima. Kuulen, et kuradi vapsee hull hääl on. See on väga räme leke. Ja kuradi mõlemalt poolt veel. Siit lekib muidugi vähem. Tundub liiga kahtlane. Nagu lehma udarast tuleks seda piima. Kurat, siin on ka kõik märk, siin ka lekib. Ma saadan bossile, saadan kuradi video, küsin, kas on normal või? Sest nagu kuradi sõidan, seda kuradi kriuksub. See ei ole õige hääl, ma ei tea, kas sa kuuled, aga kui ma pööran, siis no kurat, niimoodi kui raunub. Mis kell on? Oi kurja, mul on 6 tundi veel selle, ei, 7 tundi veel. Joonas ütles, et lekkis, aga ma ei tea, kuidas, no see kuradi paak oli juba hommikul siuke sitane, vaata. No ega sa saad tämmi küll siin, jah, kuradi võsi sees sõidad niimoodi, eks ole, nii. Peaasi, kurat, sa rehv täitsa minema ei lähe, no. Kuradi turvavööd pole peale, kuradi peaga klaasi ei viitsi sõita.
Hullemaks läheb see kraunumine. Hans ja Grete jätsid saiapuru, eks ole, onju. Ma jätan õli maha. Ei no kuule, saame täna õhtu hakkama sinuga. Kurat, poolikut päeva küll ei viitsi teha. Hea asi on see, et peremees teab, et see probleem eksisteerib. Kui me seal vahetust üle andsime või vastu võtsin, siis ta ütles ka, et noh, sõidab see põka nii kaua kui sõidab ja nii kaua sõidame. Paneme õli talle juurde lihtsalt, sest kompuuter mulle juba ütles, et kuradi õli on vähe. Ma panen õli juurde. Sest nagu sa näed, siin on natukene õli. Ja järjest rohkem ja rohkem on no täitsa reis, kus ta kraunub. Talle üldse ei meeldi see. Õlitriivud on järjest pikemaks läinud. See küll hea ei ole. See on üldse hea ei ole. Kuradi, mul näidik on siin pelli. Kurat, no kus ei leki? On mingi koht ka, kus puhas on või? Kurat, mul täpselt siin all see... Oi kui jaana. No täitsa persse see. Jopt või ma ei tea. Tühi. Okay. 3 tükki on. Ma arvan, et see kõik läheb sisse. Mull, 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 väiksed kaalad. Kus on teie väiksed jaalad? Täitsa tühi oled ju. Mida ma teen nüüd? Aga ega ta ütleb mulle, kui tal otsa saab, sest ta ütles mulle ennem ka, jah. Kui on jama level, siis ta ütleb mulle, jah. No perses on kõik nagu... Ütleb niimoodi, et kui see mu kurdi enda põka oleks, ma ei sõidaks edasi. Aga... Peremees jusku nagu ütles, et nii palju kui teda on, nii palju kasutame. Küla prostituute kasutatakse sind kõigesti ära. No see pool on... No karm on mõelda, et nagu see on okei. Kui siuke leke on, siis on okei. Põhja alt ka lekib midagi. Põhi on norm. Transmission calibration in progress. Noh, tee oma kuradi calibration ära. Sul väga seda õli seal ei ole muidugi, aga noh, midagi on nüüd puhta peetis. Üles-alla liigub. Aga kurat, käpp ei liigu. Ei taha minuga koostööd teha. Alla boss! Yes, Michael, engine. Kuradi kuusakoskisse sind viima, kurat. Ei taha ju, et ma sind kuusakoskisse viiks. Sa hakka tööle raiske. Hallo, boss. Boss tuleb siia. Toob mingi teise traktori. Ei, boss tuleb autoga siia. Siis tõenäoliselt, oi kurat, kui halveälne. Jama, et ma muidugi tema ülesse pidin äratama. Siis lähme garaaži, võtame teise põka, eks ole, ja tulen tagasi. Kui sulle kompuuter ütleb, et õlilevel on liiga madal, siis see tähendab seda, et traktor on kaotanud umbes 60 liitrit õli. See ka ütles, et las see sitt jääb. See vana sitt on seal, on ju. Sain uuema sita. Siin on vähemalt Bluetooth, eks ole, on ju. Heli on muidugi suht sitt. Aga no vähemalt on Bluetooth, on ju. Tuled on ka vähe paremad, on ju. Mõlemal pool on peegel nüüd, on ju. Ekstra bass. Хорошо, экстра бас.
see on ka siuke vana sitt, kuradi käetoed, noh. Hea küll, parem kui eelmine. Ahah, selle kuradi tule ka paika panema. Tööd ei saagi teha. Noh. Hea küll. Eile saime uue põka, onja. Aga noh, see on ka kuradi vana sitt, vaata. See on samamoodi, et noh, miks see vana sitt on, sellepärast, et noh, see taim ikka nagu lõhub seda põkat, nagu näha, siis üks andis alla, onju. Mis probleem siin on? Kuradi käetugi on näemoodi, onju. Mahamehe mõistus on see, et noh, kuradi võiks ikka nagu istuda normaalselt. Mõtlesin mina. Kurat, meil on sotton olemas ja sotton on pehme ju. Panen siia veits sottonit, onju. Ja käetugi nagu Mihkel äkki või. Kurat, siin on sottonit ju nii palju, kuidas keegi ei pane tähele ju. Kurat, see on kuradi hea käetugi küll. Põmme. No kurat. Tehnoloogia. Kuradi käparehv oli katki vahepeal. Noh, siiamaani on katki. Siis ma helistasin. Alo boss, tuli siia. Parantasime rehvi ära. No ma ei tea, kas ta töötab. Me panime kurat sottonid täis selle rehvi. Eks ole näha, kas see töötab. Operaatorit ei ole. Ei ole jah operaatorit. Kui see operaator on? Noh, kurat, Miška ju. Praegu rehv püsib. No hea küll. Sotton on maailmaparandaja. Eks ta kipub niimoodi olema, et kui on midagi katki autos, paned lihtsalt muusikat kõvemaks. Ei kuule enam. Noh, nüüd nagu nii palju ei kuulegi enam. Kuradi, saad hakkama küll, teeme selle õhtu ära.